Tere minu poolt ja ma mõtlesin, et aitäh selle sissejuhatuse eest ka, Urmas, et muusikuna tulla päeva viimase või õhtu viimasena lavale või bändiga tulla on just see hea, et inimesed on üles soojendatud. Aga tulla rääkima sellisest teemast päeva lõpus, siis ma loodan, et teil on natukene seda vaimset ressurssi alles tänasest, et te jaksate kaasa mõelda võib-olla, jah? Ja ma olen selle üles ehitanud niimoodi, et meil oleks päris mitu, me teeme 2 harjutust, ühe hindamise ja siis teeme veel ühe hindamise, vaatame, kuidas teil päriselt on. Nii et kui teil on paberid, pliiatsid olemas, võite need välja võtta või, eelistan, et ei kirjuta telefoni, et kirjutage pastakoga käe peale. Ei, võite kirjutada telefoniga, kui muud ei ole. Igastahes me hakkame rääkima sellest, kuidas juhtida oma tähelepanu selles infokülluses. Ja kõigepealt sellest, et kes mina olen. Minu kõige olulisem roll on ema roll ja mul on 2 väga toredat poega, üks on 7 Villem ja 5-aastane Kuu, kellega ma pühapäeval sõidan 2-nädalasele reisile. Ma väga-väga ootan seda puhkust. Aasta alguses viimati, jaanuaris ma puhkasin tõesti. Nii et olen ise ka see, mida ma siin räägin, seda iga kord ma räägin ise endale ka. Siis muusik, kes mind võib-olla teavad laiemalt, siis lavalaudadelt torupill käes, varasemalt raadiotäkis, nüüd sellise bändiga nagu Sadu, kelle lugusid ka, ma saan aru, Urmas laulab, salaja, kodus, duši all, jah. Siis arengutreener, mis tuli minu ellu 6-7 aastat tagasi, kui ma ise läbi põlesin ja ma sain aru, et ma pean midagi tegema, kui ma tahan edasi laval olla, siis ma pean midagi tegema ja ma hakkasin endaga tegelema, millega muuga sa pead siis tegelema ja sealt edasi kuidagi see mind nii paelub, et ma olen ütelnud, et kui inimesed on küsinud, et kes sa siis nüüd oled, eriti need kollase meedia ajakirjanikud, kas sa oled nüüd nagu muusik või sa oled arengutreener ja see ma olen mõtelnud, et alguses mind häiris see, sest ma ei olnud enda jaoks seda selgeks mõelnud. Siis ma sain aru, et miks ma pean valima, sellepärast, et kui ma ei oleks teinud muusikat sellel intensiivsusel olnud laval, siis ma ei oleks hakanud võib-olla tegelema niimoodi iseendaga. Ja kui ma poleks hakanud iseendaga tegelema, siis ma ei oleks enam pärast seda läbipõlemist lavale tagasi läinud, sest ma ei oleks suutnud seda teha. Nii et minu elu toimib niimoodi, et need 2 on kombineeritud. Ja siis lisaks muud asjad. Ettevõtete, autorid, saatejuhti rollides olen ka. Aga ma olen ka nutisõltlane. Ja ma räägin nendest asjadest, ma tegelen sellega, aga alles hiljuti minu bändikaaslane Fredi ütles mulle, nutisõltlane. Ja siis mõtlesin, ma panen selle siia esitlusse, sest see on tõsi. Ma arvan, et väga paljud me maadleme, kas me teame või ei kas me teadvustame või ei teadvusta seda, aga tegelikult see ekraan on meil miski, mis tekitab sõltuvust. Kes julgeb tõsta käe, et ta on ka natuke nutisõltlane? Urmas tõstis ka käe, teate, jah? Kollase meedia uudis, Urmas Vaino on nutisõltlane. Igastahes, ma arvan, et meis kõigis on seda natukene. Ja kuna meil on ainult 25 minutit jäänud, siis selleks, et selle teemaga süvitsemine, teate, see võiks võtta tunde, et kuidas see kõik toimib ja miks me nii sõltuvusse jääme ja nii edasi, siis ma soovitan kohe teile 2 raamatut. Kui te päriselt tahate selle kuidagi enda jaoks võib-olla kontrolli alla saada või saada aru, mis teiega toimub, siis Johan Hari Kadunud keskendumisvõime, mille põhipoint on see tegelikult, et me ei vastuta selle eest individuaalselt ainult. Asi ei ole tahtejõu taga, vaid see on meie ühiskonna, meie keskkonna taga, kuhu me oleme tegelikult jõudnud. Nii et väga hea viis. Aga see ei tähenda, see ei võta teil vastutust ära, eks ju? Et nüüd õhtul scrollite mitu tundi, et aga Sandra ütles, see pole minu isiklik vastutus. On ikka küll ka, on ju, kas sa paned ära või ei pane selle telefoni, aga see, mis mõjutab seda, miks see on nii raske, see tuleb ka meie ühiskonnast ja keskkonnast. Ja teine raamat, Jaan Aru Ajuvabadus, eelmise aasta parimaks raamatuks tituleeritud. Keegi on juba lugenud? 2 inimest. Olemas on lugenud veel, ei ole? Vot, hakka täna õhtul lugema, sest see tõesti on väga hea raamat ja ma tõin siit välja mõned mõtted. Esiteks, sotsiaalmeedia ei toeta mõtlemist. Ja? Te saate sealt palju infot, aga see ei toeta teie mõtlemist. Teiseks, tehisaru muudab enamus interneti sisu saastaks. Ja, päris tugevalt välja ütlesime, et õnneks ma saan Jaan Aru taha pugeda. Ja tõeline loovuse intelligentsuse allikas pole mitte tehisaru, vaid meie enda ainulaadne, piiratud, ekslik, kummaline ja imeline mõttemaailm. Ja selleks, et meil saaks tekkida see imeline, kummaline mõttemaailm, siis esiteks meil on vaja sellest aega. Meil on vaja seda aega, kus me ei tarbi infot.
ja samas on meil vaja ka seda aega, kus me saame seda nii-öelda teistmoodi infot. Seega lugege teistmoodi raamatuid, vaadake teistmoodi filme, suhelge inimestega, kes ei ole kohe nii lahe, täiega minu inimene. Jah, suhelge nendega, kes on niisugune, ma üldse ei nõustu sinuga ja saate argumenteerida nendel teemadel. Ma ei tea, võib-olla teil täna on ka siin juba tulnud ette selliseid vestlusi. Aga hästi lühidalt teile, kuidas siis, kohe läheme testi juurde ka, tõesti, ma sellest võin rääkida 2 tundi, aga hästi lühidalt, miks see ekraanid on nii mõnusad ja miks meil hajub see tähelepanu, et vaadake, meil on nagu mingi, ja see ei ole ainult ekraanidega, ka toiduga, ka, ma ei tea, siin on arvutimängud näiteks, et meil tekib see tahtmine seda teha, siis meie aju vabastab dopamiini, mis on super mõnus asi. Jah, sellega tekib mõnutunne ja me saame seda erinevatest asjadest. Teate, kus saab kõige rohkem dopamiini? 2 asjast. On tehtud uuringud, et me saame lugemisest, me saame trennist dopamiini, suheldes, seksist, scrollides väga palju, aga on 2 asja, kus saab kõige rohkem. Mis asjast? Söök on ka. Magus on ka, jooksmine on ka. Okei. Kuna meil on vähe aega. Kokaiin ja külmvesi. Käite jääaugus, saate, teie dopamiini tase lendab nii kõrgele, samamoodi kui, ma ei tea, ma pole kokaiini teinud, aga tõmbate või panete seda kokaiini kuhugi, saate ka selle sama laksu. Lihtsalt kokaiin maksab suure tõenäosusega ja 9 minuti pärast hakkab see dopamiini alla tulema. Külmvesi kestab umbes 2 tundi, hoiab seda. Ja on tasuta ja on tervislik ka. Kui te mõtlete, mis dopamiini tahate saada. Igastahes, see tekitab meid selle mõnutunde ja motivatsioonitunde ja kui see tekib, siis me tahame seda veel ja veel, eks ju. Ja miks tekivad need sõltuvused? Vaat, see tekitas mul nii hea tunde, järelikult on see hea. Aga kõik asjad, mis tekitavad hea tunde, ei ole meile head. Kõik asjad, mis vallandavad dopamiini, ei ole head. Ja vaat seal me peame selle nii-öelda nagu terve mõistusega seisma sinna enda aju kõrvale, et jah, ma saan aru, et sul praegu on mõnus ja sa pidid nii vähe tegema, ainult pöialt liigutama seal ja juba said dopamiini, aga see ei tähenda, et pikas perspektiivis see on hea. Ehk siis me peame vaatama, kust me seda dopamiini päriselt saame ja millist dopamiini. Ja ma arvan, et me oleme ma ei tea, kas selline sõna on olemas, üle dopaminiseeritud. Urmas? On. Me oleme üle dopaminiseeritud selles maailmas, sest me saame seda igalt poolt. Kõige lihtsam ongi need ekraanid, aga ka toit. Jah, toidust saame suhkrust, liiga palju suhkrut saame. Et on raske teinekord aru saada, et mis see siis hea dopamiin on. Aga nüüd, kus te teate seda, siis te saate jälgida, et mis tekitab teis eriti seda mõnutunnet. Ja mis on need siis tähelepanuröövlid? Digitaalsed segajad, igasugused teavitused, sotsiaalmeedia, uudised, äpid. Rööprähklemine. Kes rööprähkleb? Arvab, et ta saab siis rohkem tehtud. Mulle meeldib, kui see käed tõusevad nagu niimoodi, et siis ma nagu natuke rööprähklen. Unepuudus. Jah, tohutu tähelepanu röövel. Kes magab 7-9 tundi iga öö? Väga hea, väga tublid. Jah, juba samm tähelepanu heaks. Stress ja ärevus väga palju tänapäeval. Toitumine ja keskkond. See, kuidas me toitume, mõjutab meie tähelepanu, sest uuringud näitavad, et see, mis meil siin mikroobid ja kõik see siin kõhus on, see on seotud otseselt meie ajuga ka. Nii et hästi tuleb jälgida, mida me ka sööme. Ja loomulikult keskkond, et ma täna tulin siia, ma olen juba päev otsa teinud igast asju, stuudios salvestanud uusi lugusid ja see müra level, kui ma astusin siia, ma olin nagu 2 minutiga tegelikult väsinud ja siis ma vaatasin, issand, kui targad te olete, te käite kõik kõrvaklapid ringi, kõrvaklapid peas, eks ju. Et tegelikult, kui me oleme väga mürarohkes keskkonnas kogu aeg, no see hajutab meie tähelepanu lihtsalt. Aga kuidas siis hoida seda oma aju ja tähelepanu? Ja me teeme kohe teiega ühe nutisõltuvuse hindamise. Olete nõus? Jah? 11 küsimust, 1-10 panete endale hinde. 10 on see, et sellega on ikka väga halvasti. 1 on see, et no super hästi, minul seda probleemi minul küll ei ole. Ja 11 küsimust tuleb 1-10. Kui kellelgi jääb segaseks, küsige, ma selgitan. Esiteks, kas sa hakkad pärast ärkamist esimese tunni aja jooksul kasutama nutiseadmeid, scrollima telefonis, lugema e-kirju või uudiseid? Ja võta nädala lõikes, eks ju, kui sa hakkad iga päev esimese tunni jooksul saad 10 endale. Ja? Kui nagu mõni päev ei hakka, mõnikord hakkad ja niimoodi saad sinna vahepeale. Võin edasi minna? Davai, ma lähen tempokalt siis. Kas sa vaatad tund enne magama minekut nutiseadet?
1–10 palli skaalal, jah? Kas keegi sai 1 ka? 1 on siis see, et sa oled tund aega ekraanivaba, jah, enne magaminekut. Mitte keegi ei saanud või? Sai, aitäh, mul on veel ühiskonnas usku. Nii, kui sul läheb öösel uni ära, siis kas sa haarad telefoni järele? No super, kui sul ei lähegi uni ära, siis saad juba 1, eks ju. Aga kas see on esimene asi, mis sa teed? Kui sa oled internetis, siis kas sa kaotad sageli ajataju ja oled siis üllatunud, kui pikalt sa oled seal surfanud? Kas sa oled tundnud piinlikkust, et oled veetnud liiga palju aega nutiseadme taga või üritanud seda varjata? Kas sa oled mitmel korral proovinud vähendada ekraani aega, aga see pole õnnestunud või on olnud väga keeruline? Kes on proovinud vähendada? Kes lubab seda igal hommikul? Kas sa haarad nutiseadme järele kohe, kui sul on igav, sa oled stressis, väsinud, ärev või muu selline? Kas see on see esimene asi, mille juurde sa lähed? 8. Kui suur on su soov haarata vabal hetkel telefon? Paus tööl, tänaval kõndides, poe järjekorras seistes? 9. Kas su kohustused või tööülesanded, näiteks õppimine, töökodused, toimetused, on jäänud selle taha, et sa oled liialt palju nutiseadmes? 10. Kas nutiseadmele kuluv aeg mõjutab sinu suhete kvaliteeti, vähem sisukaid vestlusi ja silmast silma kohtumisi? Ja viimane, kas sa jätkad nutiseadme tihedat kasutamist ka siis, kui tunned, et see tekitab sinus halba enesetunnet? Millal see tekitab või? Et kuidas sa aru saad, et on halb enesetunne või? Hea küsimus, võib-olla on kogu aeg hästi hea, on ju. No, et sa oled väsinud, sa oled kurnatud, võib-olla mingid füüsilised vaevused, näpp enam hästi ei tööta, vaata läheb järjest aeglasemaks näiteks. Nii, ja kui sul on 11 numbrit käes, siis liida kokku. Ja siin ei ole otseselt õiget või valet vastused, vaat kui sa oled seal vahemikus, siis sul on väga hästi. No ma kujutan ette, kui sa oled üle 100. Kellel on üle 100 sai? Vaat õige tunnistada, sest sealt hakkavad need asjad, kui me teadvustame ja tunnistame, siis me saame midagi muuta. Kui me tahame, jah? Võib-olla te ei taha midagi muuta, see on teie otsus. Et kui me ikkagi üle 100 saame, siis võib-olla see on asi, millega tegeleda jällegi, jah? Aga see näitab ära, et kus te umbes sellel skaalal olete. Kes said alla 50? Kui tublid, super, väga hästi. Ja see on võib-olla selline hea korraks, eks ju, peegel endale otsa vaadata. Ja see on hea, et sa küsisid, et kuidas ma tunnen, et mul on halvasti. Ja mida siis teha, kui mul on halvasti? Kas te teate, ma annan teile lihtsalt ühe praktilise asja kaasa. Kui te olete väsinud, kui te olete stressis, kui teil on tähelepanu kadunud, kuidas te saate oma aju mulli vannitada? Mis te arvate? Mis on see tegevus, mis mõjub meie ajule? Jätame nüüd selle kokaiini ja külma vee kõrvale, jah? Aga mis on see järgmine tegevus, mida saavad teha kõik inimesed, mis mõjub meie ajule nii, et meie aju hakkab tootma neid häid dopamiini, serotoniin, endorfiine ja nii edasi, mis on hästi-hästi mõnus tunne ja hea tunne nii kehale kui ajule. Mis te arvate, mis tegevus see on? Hingamine, jalutamine, midagi tuli veel. Jah. Tegelikult see on liikumine. Ja liikumine natuke kõrgemal pulsil. Lähete teete kiirkõnni, võib-olla sörgite. 10–15 minutit ja teie aju hakkab juba tootma neid mõnusaid hormoone.
Ja see on nii lihtne asi tegelikult, teinekord muidugi raske sealt nutiseadme tagant või söögilaua tagant ennast üles ajada, aga tegelikult see reaalselt mõjutab ja see mõjutab niimoodi, et nagu meie aju saaks mulli vannitatud. Ja mina oma lastele räägin seda, kui nad õhtul on sellised, ma ei viitsi ja emme anna iPadi, siis ma ütlen, aga lähme välja, lähme mulli vannitame natukene oma aju. Ja ma olen neile ka seda pilti näidanud, et neile väga meeldib see. Et jätke see meelde, et te saate oma aju heaks väga palju ära teha ja see mõjutab väga palju teie tähelepanu. Ja nii väikse asjaga, et te ei pea selle eest maksma, te ei pea kuhugi eraldi minema, kui te ei saa õue minna, kõndige toas ringe. Ma ei tea, kas see on hea soovitus, oota. Ei, no on ikka. Mina olen näiteks tuuritades kuskil, kui me Ameerikas tuuritasime ja see oli saanud minna kuhugi tänavale, oli tee ääres, ma lasin mööda koridori niimoodi, kõndsin edasi-tagasi, vaikselt, et teisi ei segaks. Nii, aga me teeme ühe hindamise veel teiega. Teie harjumuste hindamise ja ma võin siin rääkida kõike, eks ju, tegelikult te teate need esimesed 5 asja, mis tähelepanu röövivad. Aga nüüd on küsimus, kuidas teil enda elus sellega on? Et üks asi on teadmine ja teine on tegutsemine. Ja väga tihti me teeme palju asju, aga me ei tee, kuidas on see, et me ei käitu oma sõnade järgi, jah? Vaatame 10 harjumust, mis kõik mõjutavad seda tähelepanu. Kuidas teil on sellega? Mõtelge tagasi nädalale ajale, mitte rohkem, nädala aega, 10 harjumust, 10 saate siis nüüd, kui teil on super hästi. Ja? Ma natuke kirjeldan ka igat asja. 1 saate siis, kui appi, ma pole seda kunagi teinud. Ja viimase nädala jooksul ammugi mitte. Jah? Olete valmis? Kirjutusvahendid, telefonid ja vahepeal ei scrolli, eks ju, jah? Nii, uni. Kas sa said viimase nädala aja jooksul 7-9 tundi und? See on see, mida ei mitte kokku, ikkagi igal ööl. Alati on see üks inimene, alati, kes küsib seda küsimust. Ja mõtelge, tegelikult natukene kurb ka, et meie tänapäeva ühiskonnas tuleb nagu see küsimus üles üldse, et me mõtleme sellele. Aga 7-9 tundi, see on see, mida täiskasvanud inimene vajab. Väga vähe on, kes saavad alla 7 tunni tegelikult hakkama. Jah, me harjume ära. Emad, kellel on väiksed lapsed, muidugi me ei sure ära selle paari aastaga, aga tegelikult me päris korraliku põntsu paneme oma tervisele, aga 7-9 tundi. Edasi, liikumine. Kas sa liikusid nädala aja jooksul piisavalt? Ja mis see piisav on? Võtame aluseks Maailma Terviseorganisatsiooni soovituse 150 minutit mõõduka pulsiga trenni nädalas. 150 minutit, 2,5 tundi. Seal võib olla ka jõusaal sees, mis iganes grupitrennid, tantsimine, jooksmine, ükskõik mis. Aga mitte lihtsalt kõndimine, on. Et 10 000 sammu päevas on hea, aga kui see on lihtsalt niimoodi 10 000, siis see tegelikult ei toeta meie lihaseid, veresoonkonda ja nii edasi. Jah, 150 minutit. Toitumine. Kas sa toitusid nii nädala jooksul, et su keha sai päriselt energiat, mis iganes toitumiskavasid te jälgite, mikrod, makrod, aga et võib-olla see hea indikaator on see, et kui sa sööd kõhu täis, sa ei tunne, et sa pead 2 tundi diivanil olema ja Netflixi vaatama, vaid et sa jaksad edasi tegutseda. See on piisavalt taimset, sa jõid piisavalt vett ja siin võtke arvesse see, et 80% söögikordadest ja ütleme 20% on see, et mis teile meeldib lubada, et me ei saa olla kogu aeg ideaalselt 100%. Minule näiteks meeldib süüa viineripirukaid, aga siis hästi palju korraga, 20 või nii. Okei, ma nii palju vist ei jõua. Järgmiseks on ekraanid. Jaa, lemmikteema. Nüüd, 10 punkti saavad need, kes hommikul tund aega on ekraanivabad. Nii, kes on veel mängus? 10 punkti mängus. Kõik mõni on ikka. Õhtul tund aega on ekraanivabad. Teavitused on maas. Ja ei ole seda FOMO tunnet, et igal vabal hetkel sa tahad kätte võtta ja vaadata, kas keegi on midagi saatnud, kas on uusi uudiseid ja nii edasi. Ja kui sul on see pidev FOMO tunne, esimese asjana hommikul võtad telefoni kätte, õhtul viimase asjana, siis saad selle väiksema numbri. Kas keegi sai 10 ka või? Super. Ma saaks peaaegu 10. Sul on kokku 10 või? Vähemalt on 10. Nii, edasi me lähme hommikused harjumused. Kas sul on mingi hea hommikune harjumus, kui sa ärkad, mis ei sisalda ekraane ja kella võib kinni panna? Raudselt keegi oleks seda ütelnud. Aga mul on küll. Ja aga mis on selline, et aitab sul päevaks häälestuda? See võib olla erinevaid asju olen ma kohanud läbi aegade. Võib-olla see on see, et sa hommikul ärkad, venitad, loed, täidad märkmikku. Mu üks sõber käib igal hommikul pool tundi soojas vannis. Siis üks ülikooli professor küsis mult kunagi, et tegin seda sama harjutust, ütles, et mul on üks harjumus, et aga kas see on hea? Ma ütlesin, mis see on?
no mul on nagu pits konjakit hommikul. Ja siis ma isegi, seal mõtlesin, et ei, alkoholi ja nii edasi. Ja kui ma koju kõndin, siis mõtlesin, 85, ma ei tea, mis elu sa oled elanud, võib-olla sul on madal vererõhk. Sellele ühele pitsile ei järgne teist ja kolmandat ja nii edasi. Võib-olla sinu jaoks toimib ja sellel ajal räägid oma naisega juttu, eks ju, kvaliteetaeg. No ma ei tea, aga võib-olla ärge seda pitskonjakit praegu arvesse võtke. Igastahes miski, mis aitab sul päevaks häälestuda ja mida sa teed nii-öelda nagu iseenda heaks. Ja kas sa tegid ka nädala aja jooksul? Planeerimine. Kas sa planeerid oma tegemisi? Ja üks on tööasjad, laste trennid ja nii edasi. See on okei. Aga kas sa planeerid ka neid asju, mis on sinu jaoks olulised? On need sinu hobid? On see sõpradega kokkusaamine? Ma ei tea, teatris käimine, reisimine ja nii edasi. Või see on see, et kui mul aega üle jääb, siis ma tegelen sellega. Ehk siis olulisi asju iseenda jaoks ka. Kas sa planeerid? Nüüd tuleb üks huvitav asi, milleks on voog. Ehk siis inglise keeles see flow state, mis on mega oluline meie tähelepanu jaoks, et me teeks igapäevaselt miskit, kus me teeme seda ühte asja korraga, ei rööprähkle, miski, mis on meie jaoks oluline. Ja see võib teinekord olla ka töö, eks ju, et sa töötad mingi projekti kallal, aga sa teed seda ainult ühte asja, et sa lähed nii sellesse teemasse, et sa unustad selle muu maailma, sa unustad selle telefoni scrollida, aga sa oled selles ühes teemas. See võib olla mõne jaoks ka lugemine. Mõtelge, mis see teie jaoks on? Mõne jaoks võib olla jalutamine. Käin jalutan, ei kuula mitte midagi. Et kas sul on mingi selline tegevus ja kas sa suudad hoida ka seda vooseisundit? Ja ütleme ideaalis, ütleme tunnike võiks tegelikult päevas olla. Hobi. Kas sul on mingi hobi ja kas sa tegid ka seda nädala aja jooksul? Ja mis on hea hobi? Sellel ei ole eesmärki, et sa ei pea kuhugi sellega jõudma või midagi võitma ja teiseks see, et sulle päriselt lihtsalt meeldib seda teha. Ja. Et see aitab sul jälle töömõtted näiteks välja lülitada ja see ei ole kuidagi seotud sinu tööga. Minul ei ole näiteks pillimäng, ei ole minu hobi. Ja. Scrollimine, jaa! Vot siis küll ei mõtle muudele asjadele. Ei, scrollimine ei ole hobi. Nii, isegi mitte kassivideod. Puhkus. Kas sa viimase nädala aja jooksul puhkasid? See võib olla igaühe jaoks erinev, mis see puhkus sinu jaoks just on, aga et sa päriselt tundsid, et pärast seda sa olid puhanud. Minul oli see nädal heureka hetk. Ma võtan aega, et magada. Magan igal öösel 8,5 tundi. Ma teen trenni regulaarselt, ma loen. Kõik nagu väljaspoole paistab, et ideaalne, täpselt peabki olema. Aga siis ma sain aru, et aga nende tegevuste käigus olen ma kogu aeg sellises võitle või põgene selles. Davai, loeme ära, mediteerime 5 minutit, davai, teeme trenni ära, saan linnukese kirja, et kõik käib minul niimoodi, et appi ma tegelikult nagu ei puhka. Et ma tegelikult ei lülita ennast välja, et mu aju paneb kogu aeg edasi. Nüüd ma tegelen sellega, Järgmine aasta räägin sellest, kuidas seda teha. Jälle scrollimine, Puhkus, ei, see ei ole kindlasti, see väsitab aju. Ja teate, see tegelikult teeb teid rumalamaks. Kui te ei taha olla rumalad, siis ärge liiga palju scrollige. Maks tund aega päevas, mis olla üldse nagu meelelahutus. Ma saan aru tööalaselt, peate olema ekraanides, aga maks tund aega päevas muudeks asjadeks meelelahutuseks. Ja sinna alla käib ka telekas. Ma tean, karm, nii on. Ja viimane asi on suhted. Et kui kõik see eelnev on super oluline, siis kõike seda eelnevat mõjutavad meie suhted. Kui on ikkagi, väga sitad suhted, siis sa magad ka sitasti. Ja mis ma mõtlen suhetel on see, et mõtlegi nüüd, et kas sinu ümber on, ei pea olema palju inimesi, võib-olla üks inimene, kelle poole sa saad pöörduda, kui sul on hästi, kui sul on halvasti, sa saad jagada seda ja ta tunneb siirast rõõmu ja samas ka on valmis sind toetama. Ja nüüd tuleb küsimus, mida hinnata. Tore, kui sul see on, said 10 praegu, ära seda kirja pane, aga kas sa ise panustasid viimase nädala aja jooksul ka sellesse või nendesse suhetesse? Kas sa ise küsisid, kuidas sul läheb? Kas sa ise said kokku, võtsid ühendust ja nii edasi? 10 punkti kirjas, arvutage kokku. Kõige suurem number, mis ma olen näinud, on 96 ja selle sai üks matemaatikaõpetaja, selline eakam ja ma küsisin, et oskus õieti arvutada just, et ma küsin, et mis sa teed siis või kuidas sa nii kõrge said, et isegi mina pole saanud, ma tean neid asju ja jälgin. Ja sa ütles, et
see on elukogemus. Nii et võib-olla sellises küpsemas eas tuleb meil see loomulikult kõik ja kõige vähem olen näinud 14, kus oli üks üksik ema 2 lapsega ja käis täiskohaga tööl, tuli minu juurde pärast, ütles, et kust ma alustan. Ja see on päris karm koht, kus alustada, aga jällegi seal tuleb nagu kompaktselt nagu mitme asjaga tegeleda. Kuidas teil läks? Kes said üle 50? Enamus. Kus me võiks olla? Vaat siin me võiks küll teatud kohas olla. Võiks seal 80 juures olla. Et 80 on see, millega me tegeleme teadlikult, saame ise panustada. 20 on see, mis iganes juhtub. Ma jäin eelmine nädal haigeks, praegu on ka hääl on veel selline, mul nii käisev ja madal hääl tegelikult ei ole. Aga ja siis ma ei teinud nii palju trenni. Okei, sain vähemad punktid, aga mida ma saan? Millega ma saan kompenseerida? Võib-olla siin teadlikumalt toituda, või varem magama minna, vähem ekraanides olla. Ja nüüd ma tahan, et te valiksite ühe harjumuse, milleks sa peaksid rohkem tegelema nendest 10. Sest need ükskõik, mille sa valid, see toetab sinu teisi harjumusi ka ja kokkuvõttes see toetab jälle seda tähelepanu teemat. Ja pane kirja üks samm, mida sa teed juba sellel nädalal. Meil on alles 4 päev. Jõuate kõike teha, kui tahate. Üks harjumus, millega sa tegelema, mis sa teed juba sellel nädalal. Hästi praktiline, mitte see, et see nädalavahetusel liigur rohkem. Ei, pane kirja. Laupäeva hommikul kell 10 lähete sõbraga jalutusringi näiteks. Kiirkõnniringi. Hästi praktiline. Ma panen teile korraks tagasi ettekannet. Magan kauem. Super. Aga pane kirja kaua magad. Võib-olla on see, et aga katsetan nüüd ülejäänud need 3 päeva, mis on jäänud sellest nädalast. Olen tund aega õhtul ekraanivaba. Ja teate, kuidas see mõjutab teie und kohe? See mõjutab teie energiataset, see mõjutab seda, et te tahate võib-olla rohkem liikuda, paremini toituda ja nii edasi. Nii et võtke üks harjumus. Ja ma tahaks teada, mis te siin ruumis, mis on see harjumus, millega te tunnete, et teie peaksite ja tahaksite tegeleda. Seega tõstke käsi, kui ma ütlen selle harjumuse, jah? Lihtsalt huvi pärast. Uni. Liikumine. Toitumine. Ekraanid, hommikused harjumused, kas pits konjakit või? Proovin, davai. Planeerimine, voog, see seisundi leidmine, hobi, puhkus, suhted. No kõike oli natuke. Ja nii, siia lõppu, mis ma tahan öelda, on see, et kõik see nagu tähelepanu teema ja harjumuste teema, et tegelikult me ju teame, kellele tuli üllatusena see 10 harjumusest mõni, et päriselt või liikumine mõjutab minu nagu tervist ja heaolu või? No ma arvan, et ükski ei tulnud üllatusena, jah? Aga nagu ma ütlesin, et kas me päriselt teeme neid asju ja tegelikult see on lõpuks enda jaoks, mitte kellelegi teisele näitamiseks. No kes tahab, võib sotsiaalmeedias näidata ka, aga tegelikult me teeme ju enda jaoks, et meie elu kvaliteet oleks parem. Aga selleks, et olla nendes järjepidevad, et see juhtuks jälle niimoodi 1. jaanuar, lubasite ja siis 21. on 98% inimestest tegelikult läbi kukkunud sellest, mis nad 1. jaanuar lubasid. Siis üks oluline asi on, mõelge välja oma miks. Miks te seda teete? Miks on oluline teie jaoks olla vähem ekraanides? Näiteks, et ei taha olla rumalad, on ju. Või, ma ei ütle teile ette, mis. Miks on oluline teie jaoks rohkem magada, rohkem liikuda? Miks on minu jaoks oluline näiteks teha trenni? Mul üks hea sõbranna ütles selle peale, et 80, ma tahan ise oma tagumikku pühkida. Väga hea põhjus, on ju. Mina näiteks teen trenni ja magan praegu väga korralikult, sest ma tahan jaksata oma 5- ja 7-aastasega reisida, teha asju koos, neid kelgumäest üles vedada. Ma ei taha kahetseda, sest praegu nad tahavad minuga olla. 10 aasta pärast ma arvan, et nad ei taha minuga olla. Et miks on see teie, miks? Ja kui te hakkate nende asjadega tegelema, siis teil tuleb raskeid hetki niikuinii. Aga see on see, kuhu tagasi pöörduda siis. Ja teine asi on kokkulepped iseendaga. Pidage nendest kinni, miks kokkulepped teistega on olulisemad. Teeme koosoleku, sinna ma pean kindlasti jõudma. Aga trenn, selle arvelt või une arvelt ma võin ju teha tööd. Ei, tehke endaga need kokkulepped ja pidage neist päriselt kinni ka. Ja ma saan aru, et Urmas tahab juba lavale tule, mul on aeg üle, aga ma panen siia teile veel lõpetuseks kokkulepped, mis minul on iseendaga ekraanide osas. Lihtsalt võib-olla keegi saab inspiratsiooni. Mul alati teavitused maas, tund hommikul on ekraanivaba, tund õhtul on ekraanivaba, see on mega raske. Hommikul on väga lihtne, õhtul on väga raske. Nädalavahetused on sotsiaalmeedia vabad, kodus on kindel koht telefonile, samamoodi lastel, et see ei oleks silme all.
Ma jälgin ainult neid inimesi, kes mulle loovad väärtust. Ma ei jälgi neid inimesi sotsiaalmees, kes on siuke, miks ta nii teeb? Vaata, milline ta on. Ei, miks ma oma ajule peaks seda tegema? Ärge jälgige neid, kes tekitavad teist ebameeldivat tunnet. Ja uudiseid 2 korda päevas, mitte rohkem. Et ei pea millestki ilma jääma, aga lihtsalt ise kujundage see keskkond enda ümber. Ja jätan teile siia ühe mõtte ja luban Urmase lavale. Ehk siis need harjumused, mis on meilt, need kas murravad meid või need loovad meid. Ehk me oleme need, mida me järjepidevalt teeme. Et need ei ole need suured eesmärgid ja mingid asjad, mida väljapoole näidata, aga see, kuidas me õhtul ekraane kasutame, kuidas me magame, kuidas me liigume, et see, millised on meie suhted, et see loob selle, kes me päriselt oleme. Kõik. Aitäh! Aitäh, Sandra! Mingid paar nagu mõtet tekkis just selle sama hobide osas. Tuli meelde, kas see on vist 5 lugu, kus on read, et sa oled Insta-modell, ma olen FIFAs tipuründaja. Et tänapäeva hobid on lihtsalt teistsugused, vaata, eks ju. Et mul on väga hea sõber, juuksur, Vänts, kelle hobi ongi aeg-ajalt saavad kuttidega kokku ja teevad, ütleme, et väike plokk õlut, mitte palju, ja FIFA turniir. Ja ongi lahe. No, see on tore ju. Kui see annab sulle rohkem, kui võib olla ikkagi, et sa ei ütle, et päriselt see ei või olla. Aga Insta-modelli töö. Kas saad selle eest raha või? Ei, no, see on minu käest, mis nüüd vaata ise, kus ma saaks. See oleks alternatiivne Insta-modell. Ja, anti-Insta. Ei, no lihtsalt, et kui inimene nagu leiab, et see ongi nagu ju tore, et see siit ma leian ise ennast. Ja me ei pea midagi, ma arvan, niimoodi keelama või miski ei ole mustvalge, et me ikkagi elame nagu skaalal, aga küsimus ongi see, et kas see nagu lõhub sind rohkem või see annab sulle rohkem. Ja, see on see küsimus. See on see küsimus. Kui sinu püha mürin, väga tore, kui sinu brauseri ajalugu oleks sinu iseloom, mis sealt välja tuleks? Keegi küsib sellise küsimuse. Ei, aga kuule, kas on sul telefon taskus või ei ole telefon taskus? Ei, mul ei ole telefon, mul on seal nurgas. Issa, mida? Oota, ma guugeldasin midagi väga naljakat. Kus ta seal nurgas on? Ma ei saa seda rääkida, mis ma viimati guugeldasin. Ma tahaks näha, sa ei näita, sa räägi seda, aga ausalt pead tooma. Ei, ma tean, mis ma viimati guugeldasin, sellepärast, et me olime stuudios, kirjutasime ühte... Okei, see on super imelik, jah? Et me kirjutasime ühte uut lugu ja siis me tahtsime kirjutada sellisest asjast, et nagu, et sa ei saa laulusest välja. Et kui siin pannakse juba laulu sisse, siis sa sealt enam välja ei saa. Ja siis mulle meenus üks analoog, mida ma olin näinud, mida ma olin näinud sotsiaalmeedias. Ja siis ma guugeldasin seda, et millised loomad paarituvad niimoodi, et kui tekib see... Ma rääkisin, see on imelik. Aga ma olen aus, see on tõesti mu viimane. Selle peale Fredi ütles, no nüüd pakub sulle nagu see Google pakub küll huvitavaid reklaame kindlasti, et millised loomad paarituvad niimoodi, et kui neil tekib see sugu ühe, siis nad on 40 minutiks nagu locked in. Jäävad kinni, jah, et ei saa lahti. Sellist asja kuulged. Ja mis vastus tuli? Mood ja veel mingid loomad. Kuna me oleme konverentsil ja siit eesmärk on minna ära uute teadmistega. Kujutate, inimene läheb koju, millest täna räägiti, kallis? Mis see Sandra rääkis? Sandra jutust ma võin rääkida küll. 40 minutit, kujuta ette. See on juba iseenesest väga teraapiline. Kahju, et me neid teisi asju veel ei näe sealt, mis seal veel võiks olla. Väga tore. Aga siis selline ka on, nüüd see läheb nagu veel sügavamasse. Veel või? Veel pikemalt. Mis on see üks väike asi, mida sina juba tead, et peaksid tegema? Aga lükkad homsesse. Ai, kui hea, tead. Meil on siin ikkagi nagu mingi suhtepodcast, mulle tundub praegu. Suhtepodcast, jah. Mida ma peaks tegema on... Ma tean, mida ma tegin eile õhtul ka. Ma olin nii nagu tahtejõudu täis, tulin kontserdilt koju, et pärast kontserti ei söö. Siis jõudsin oma Airbnb-sse siia samasse ja praadisin ära selle riisi, päevase riisi. Kell 1 öösel tõmbasin riisi, siis vaatasin, õhtu meil tuli, tõmbasin 2 võileiba ka ja siis tõmbasin veel arbuusi ka. Ja siis üldse tegelikult... Mees tegi juba... See oli päris hea. Sellist naist tahaks endale. Tuleb kell 1 ja hakkab minuga koos sööma. Et ma tean, et ma ei tohiks seda teha, sest siis ma taastun kiiremini. Sest ma viimati sõin 5:30 ennem kontserti ja siis...
et liiga pikk vahe, ma ei teagi, ma täpselt ei tea veel, kuidas seda nagu lahendada, et kas siis kohe süüa pärast kontserti, samas ei ole, siis ei ole nälga. No kontserti ajal, seal on vahepeal teine laul. Jah, ma olen isegi mõtelnud, et väike kontserti ajal, jah. Ma mäletan, mul oli klassivend oli avastanud jõusaali ja see oli isegi 80ndate lõpp, siis ta niimoodi võttis keset tundi välja, seal oli mingi valgupudel ja veel mingi asi ja ütles, aeg kukkus. Eks ta ütles sõnadega, aeg kukkus ja hakkas sööma tunni ajal lihtsalt. No. Aga see on ju sama tegelikult, mida teevad. Ma käisin rattamaratonil eelmine aasta ja siis sa pead iga poole tunni tagant, isegi sul isu ei ole, sa pead süskareid tõmbama ja neid kummikomme. Et kui ma tõesti laval niimoodi ütlen, oota, räägi Fredi korraks sina ja siis tõmbad selle batooni. Batooni, noh. See oleks päris hea. Ma lahendan seda probleemi. Mis see selline enesepiiramise maagia sinu meelest on või? Et kuidas seda nagu siis, et see on ju lihtne öelda, tee endaga kokkulepe, et kuidas sa seda endaga pead? Et kuidas sa jälgid seda, et need asjad nagu päriselt tööle hakkaks? Noh, nagu ma aru sain, siis pool listist on sul endale ka ikkagi raske, eks? Muidugi on rasked, loomulikult, aga ma tean, et see on jällegi järgmisel päeval ma tunnen ennast paremini, kui ma õhtul seal ei ole ekraanides, et see on see, et sa teed seda piisavalt kaua, et see mõnu tunne kaalub üles. No näiteks, ma tunnen näite, 15 aastat tagasi ma elasin samas Kalamajas ja minu hommikurituaal oli selline, märkasin hommikul ülesse, pesin hambad ära, tegin päti kohvi, tõmbasin 2 suitsu kamina ees ja siis tegin veel 1 kohvi ja siis alustasin tööd. Ma ei tee suitsu, ülejäänud asjad ma teen ikka kõik ära. Sinuga me räägime pärast. Aga ühesõnaga, ja siis üks hetk ma sain aru, et aga ma ei taha niimoodi, ärevust peksab üles ja kõik see ja siis sa ei söö ja siis see kõik on nagu energiat ei ole. Ja ma harjutasin päris pikalt teistmoodi ja nüüd mul ei ole näiteks, tõesti mul ei ole hommikul probleemi, et ma ei võta telefoni tund aega. Mul ei ole seda, ma olen harjutanud muud asjad sisse, ma loen, ma täidan märkmikku, ma venitan ja ma saan aru, et see on mulle palju mõnusam, et sa pead tegema piisavalt kaua mingit harjumust. Öeldakse, et ma olete kuulnud, et 21 päeva on harjumustel antakse, see on täiesti vale, see on täielik jama. 3-4 kuud läheb aega, et su ajus tekiks uued ühendused. Vabandust, kelle ma ära rikkusin praegu selle, aga ajus ei teki sul 3 nädalaga uusi ühendusi. 3-4 kuud ja see peab üles kaaluma. Ja miks nagu, jällegi see sama, miks see on sulle oluline? Mina ei taha 10 aasta pärast öelda, et kurat, siis ma oleks pidanud ju tegelema endaga rohkem, et lapsed olid väiksed, sain nendega või ka näiteks laval nautida seda, mida ma teen. Sa võtad endal sõbrantsidega mingi jutu teema ära ju. Et seda on ikka hea kurta, et nüüd oleks siis pidanud tegema ja nii edasi. Ei, siis ma räägin see, vaata, kuidas ma tegin kõike. Kuidas sa tegid? Kuule, üks küsimus hästi, vaata, see on nagu isegi võib-olla provokatiivne natukene. Lõppude lõpuks sulle Sinut, ja bändile on ju tohutult oluline, et kontserdi ajas tüübid oleksid enamus ajas seisaksid. Noh, mul on tablet, mul ei ole telefoni praegu lihtsalt näidata. Aga ma kujutan ette, et inimesed on tabletiga ka filminud seal. Eks ju, et ikkagi seisab ja filmib ja teeb seda pilti ja pärast jagab. See on tähtis sulle. Sulle ju loeb see. Ma olen selle lahendanud ära, sest ma nägin ühel välisfestaril ühte suurt artisti, kelle nime ma ei mäleta. Aga tema ütles niimoodi, et pärast esimest lugu, et nüüd järgmise loo ajal tehke oma videod ja pildid ära, näidake sotsiaalmeedias, et teil on veits parem elu kui teistel ja siis pange need ära ja olge kontserdil. Ja see mulle meeldiks. Ise teed ja julge teha seda? Et ma ei ole näinud praegu seda probleemi. Ei, aga ma ei ole näinud praegu veel seda probleemi. Et see nagu mind häiriks, et see oleks see, et Eestis ikkagi nii hull ei ole. Kui ma kunagi Hiinas käisime tuuritasime, siis oli niimoodi, et terve lugu hakkas pihta. Pau, kõik! Ja siis me olime seal ühtegi nägu ei näinud, sest sa nägid ainult telefone. Ja siis lugu lõppes alla. Ja uuesti jälle nagu. Ma käisin kunagi 21 Pilotsi kontserdil ja seal olime 3 oli meil laps, noor ja siis abikaasaga 2. Me kõvasti 2 suutsime tõsta kogu selle 10 000 publiku keskmist vanust. Väga kõvasti tõstsime, sest et oli kõik enam-vähem seal ühe koha peal, eks ju. Ja siis ma sain aru, miks tänapäeva kontserdil keegi ei plaksuta enam, vaid kiljub ainult. Sa ei saa ju plaksutada, kui su telefon üleval on. Et sa peadki kiljuma lihtsalt, kuidas sa plaksutad siis, kui telefon käes on. Aga ma kindlasti, mul ei ole probleemi seda adresseerida publikuga, kui ma tunnen, et see on nagu probleem. Väga tore, Sandra. Suur aitäh, et sa olid täna siin. Sandra Sillamaa, teie ees. Saame terad.